Tere tulemast kuulama Empowermenti kogemuslugu sarjast Konkurentsieelis, kus me haagime lahti saladusi ja nippe, kuidas ettevõtteid paremini kasvatada ja kuidas meeskondi muuta tulemuslikumaks. Empowerment aitab juhtidel ja meeskondadel kiiremini kasvada. Empowermentis me oleme täiesti veendunud, et juhi salajane konkurentsieelis on tema meeskond. Juhi rolliks on olla oma meeskonnale treeneriks, luua meeskonna jaoks sobivad treeninguplaanid, strateegiad ning kujundada kultuuri. Mina olen Empowermenti tippjuhtide kasvutreener Antti Orav ja mina aitan juhil luua süsteemid ja protsessid selleks, et inimesi võimustada ja selleks, et meeskond saavutaks paremaid tulemusi. Täna vaatame ettevõtete kasvatamisele läbi juhi vaatevinkli, kes alles hiljuti võttis ette päris suured ja tõsised muudatused selleks, et oma meeskonda tulemuslikumaks muuta. Minuga on täna siin koos Soft Systemsi omanik ja juht Kalvi Tering. Tere, Kalvi! Tervist, Antti! Kuidas sul läheb? Oleme siin lõpetamas esimest poolaastat uue uut juhtimissüsteemi kasutades ja julgeks öelda, et läheb oluliselt paremini kui pool aastat tagasi. See on väga hea algus meie sellisele mõnusale jutuajamisel siin. Aga enne, kui me läheme sinna sisse, et ole hea, räägi veidikene enda kujunemisloost. Kuidas sa juhina, ettevõtjana oled jõudnud siia, kus sa täna oled? Tuleb kerida umbes 20 aastat tagasi, kui olin ühes ettevõttes IT-juhi koha peal, IT-juhi rollis ja tekkis tunne, et see roll on ennast tänaseks ammendanud, et tahaks oma kogutud teadmisi kuidagi rakendada rohkem kui ainult ühe ettevõtte raames ja sai toona see siis tööandjaga kokku lepitud, et on võimalik sama tööd teha siis edasi ettevõttena, oma firmana ja hakata oma seni kogutud teadmisi siis pakkuma rohkematele firmadele. Ja sealt see siis algas täpselt saab nüüd 2 nädala pärast saab 19 aastat sellest hetkeks, kui see samm sai tehtud ja niimoodi see ettevõtmine ja firma on arenenud, et tänaseks 19 aastat ja hea näide, kuidas ma ei teagi, kas siis tasub mõelda ja unistada ja oma mõtteid välja öelda või ei tasu, aga kunagi sai siin päris palju aastaid tagasi sai öeldud välja üks mõte, et me oleme ettevõte, kes laieneb 1 töötaja, 1 klient aastas ja üllatus, täna on meid 19 ja 2 nädala pärast saame 19 ja klientide arv on enam-vähem samas suurusjärgus, nii et niimoodi see ettevõtmine on arenenud 19 aastat. Mis su enda hariduslik selline taust on, kus sa alustasid nii-öelda oma siis töömehe tee ehitamist? Peale keskkooli lõppu tänane Tallinna Tehnikaülikool. TalTech, jah, on vist see popp ja kaasaegne nimi, aga toona oli ta veel Tallinna Polütehniline Instituut, kui ma õieti mäletan, ja sealne automaatika teaduskond, et selline võib-olla mitte just otseselt IT-valdkond, aga ikkagi IT-ga üsna seotud valdkond ja seal see haridus sai kogutud ja õnnistus veel ka siin päris, mida siis on 90ndate algusest keskpaigas ka veel välismaal õppida, olin Saksamaal 2,5 aastat, nii et ka mingid kogemused ja selline haridus siis sealt poolt ka veel lisaks siis Tallinna Tehnikaülikoolile. Aga ettevõte, Soft Systems, et kuidas sa seda ettevõtmist täna nii-öelda tutvustad, millega te tegelete, kui suured te olete? Sest ilmselt enamus inimestest sellest ettevõttest liiga palju ei tea, sest et te poeriiulitel ju ei ole. Ei ole, see on tõsi, et meie tegevus on suunatud ettevõttele, et meie klientide hulgas ei ole eraisikuid, oleme suunatud Eesti keskmise suurusega ettevõttele
ja meie tegevus on jagatud suuresti 2 valdkonda, et ühelt pool siis on majandustarkvara projektide juhtimine, peakasutajateenus, kasutajatugi ja majandustarkvaraks on Microsofti tooted, et vana nimega Dynamics Nav, veel varasemalt Navision ja tänase nimetusega Business Central. Ja teiselt poolt siis infrastruktuuri pool, et alates siis serverisüsteemide planeerimisest, arhitektuurist, nende teostamiseni ja hoolduseni ja ka sealpool siis kasutajatoe pakkumine, arvutivõrgud ja töökohad, arvutitöökohad ja siis see kõik kokku moodustab sellise IT-osakonna teenuse, ise siis nimetamegi, et me pakume IT-osakonna teenust ja oleme väga, kas just väga paljudele, aga päris paljudele suurtele Eestile tuntud ettevõtetele olemegi IT-osakonnaks täna, et meie olemegi nende IT-osakond. Et selline see meie tegevus tänasel päeval on. Ja töötajate hulgad, sa ju nimetasid ära, 19, 20 ootab, nii et 20 ootab ja kohe. Ja see sõltub nüüd siis klientidest, et kes tahab aidata teil organisatsioonil kasvada, siis võiks tulla seda üleskutset kuuldes teie ukse peale koputada ja siis kasvutee võiks jätkuda. Ja ei ole vastu, et see, et üks klient aastas ei tähenda, et edaspidi võiks 2 või 3 olla, nii et jah, sellise väga agressiivse või just jah, agressiivse kasvuga me ei ole kunagi hiilanud ja ei ole ka eesmärgiks seadnud, selline vaikne, aga stabiilne kasv on läbi nende aastate olnud ja sellist kasvu me näeme ka edaspidi, et jah, 2-3 klienti väga hea meelega võtame vastu täna. Igal aastal, mitte ainult praegu. Jah, mida sa tõid nagu väga hästi ka välja, et just nimelt selle, et teie nii-öelda pakute teenust ja mitte ainult ettevõtetele, mida võiks nagu lihtsalt arvata, et tõenäoliselt seda teenust ostavad sisse väiksed ettevõtted, ehk siis tegelikult teie tegevus näitab ju hoopis vastupidist, et tegelikult ka selles mõttes suured arvestatavad ettevõtted tegelikult ostavad teie teenust, et mis on see eelis, mida teie suudate pakkuda siis ettevõtetele võrreldes nende enda ettevõtte sisese siis IT-meeskonnaga? Ja ma pigem isegi ütleks, et just väga väikesed või väiksed ettevõtted ei osta meie teenust, sest neil ei ole sellist stabiilset igapäevast teenust vajagi üldse, et meie see äri või ärimudel on jah, suuresti nagu seatud sellele, et meil on klientidega, ettevõtetega kuutasulised lepingud ja me tegelikult täidamegi nende ettevõttes IT-osakonna, IT-spetsialistide, majandustarkvara konsultantide rolli ja väga väiksed ettevõtted sellist pidevat igapäevast tuge ei vajagi üldse ja siis jah, võib-olla teises ääres on need suured ettevõtted, kellel on siis omad 10 ja 100 isegi inimestes IT-osakonnad, meeskonnad, et nemad ka meid ei vaja, aga me oleme siis seal täpselt seal keskpaigas, kus selle järgi on vajadus ja mis on siis eelis seal meie ja siis selle ettevõtte töötaja vahel, eks siin on päris mitmed eelised, et esiteks meie inimestel on suurem ja laiem vaade sellele valdkonnale, et kui on inimene omas ettevõttes, siis ta näeb selle ettevõtte asju, meie inimesed näevad, ütleme 3-4 ettevõtte vaadet ja kuna meid on rohkem, siis me saame ka omavahel ja teineteisele kogemusi jagada ja kogemust vahetada. Et see kindlasti see mitme ettevõtte vaade, kindlasti selline asendatavus, et puhkused, haigused, mis iganes olukorrad, et meie inimesed on asendatavad, see 1-2 inimest ettevõttes väga lihtsalt ei ole asendatav. Ma arvan, kolmandana julgeks välja tuua selline koolitus ja siis teadmiste omandamine ka, et kas see on siis selle ettevõtte mure, kus on inimene palgal või siis versus meie, kes me oma inimesi koolitame ja harime. Need on 3 esimest asja, mis praegu meelde tulevad või pähe tulevad, et mis erinevus on oma töötaja ja meie vahel. No te olete selgelt business to business sellises turul, et kuidas te kirjeldate seda siis kliendisegmenti, kellele kuidas te kirjeldate oma ideaalse kliendi sellist profiili?
meie tänased kliendid on suuresti kahes valdkonnas. Üks on tootmisettevõtted ja teine on kaubandus, nii jae kui hulgikaubandus. Et nendes kahes valdkonnas tunneme ennast kindlalt ja seda siis võikski meie tänaseks nagu fookuseks või tänaseks segmendiks pidada ja praegu ei näe ka, et me kuhugile väga nagu erinevas suunas hakkaksime vaatama, et need on need põhilised valdkonnad. Ja võib-olla selle, kui ma enne mõtlesin, et need olid need 3 erinevust, võib-olla 4. tooksin ka veel selle, et meie inimeste ka pikaaegne kogemus, et kui ikkagi täna keegi sellises, ma näiteks tooks välja just jälle majandustarkvara poole, et kui keegi kuskil, ma ei tea, tuleb uus inimene tööle, mis tal on siis 2-3 aastane kogemus, et meil on pakkuda meeskonnas nii neid spetsialiste, konsultante, kellel hakkab valdkonna kogemus juba 20 aasta juurde jõudma, kui ka siis uusi tulijaid, nii et see kogemus on kindlasti ka veel, mida ühes ettevõttes töötaval inimesel nii palju ei saa olla. Aga selge, aga lähme siit edasi. Sa tulid ja lõid selle ettevõtte, olles ise selline nii-öelda ettevõtte sees nii-öelda siis juht, ka väga tugev spetsialist ise, eks, et kuidas sinu teekond nii-öelda juhina on nii-öelda läinud, et see on päris julge samm tegelikult ju võtta ette ja hakata ettevõtjaks, võtta vastutus organisatsiooni eest ja nii edasi ja samas siis ise sundides ennast siis nii-öelda arenema ja liikuma võib-olla teistsugusesse rolli, et kuidas sul see juhina arenemine on nagu läinud? Miks see üldse sai ette võetud on, ma arvan, et siin on mingisugune selline kuskil sisemine soov olla mitte ise juhitud, vaid pigem siis teisi juhtida, et pigem olla väiksemas ettevõtmises juht ja suunata asju oma käe järgi, mitte olla suures organisatsioonis siis väikene spetsialist või väikene juhikene, kellel on igasugused reeglid on paika pandud. Et ma arvan, et see on olnud nagu algusest peale see üks motivaator ja kust see asi on pihta hakanud. Ja teine, mis ma tahtsin veel ütelda, et selline üsna alguses olid mitmed väljakutsed, mis panid mind proovile, et kas see on nagu õige tee, mis ma valisin. Et kui ma nüüd täpselt ei mäleta, oli see 1 aasta või 2 aastat peale ettevõtte loomist ja niimoodi omal käel tegutsema hakkamist hakkasid mulle tulema pakkumised. Üks ettevõtte pakkus mulle tegevjuhi kohta, teine ettevõtte pakkus mulle finantsjuhi kohta, 3. ettevõtte pakkus, et tule meile, ma ei tea, osakonna juhiks ja väikese osalusega. Ja nendele kõikidele sai ei öeldud, et see ületasin selle esimeste aastate proovikivi ja sealt edasi ongi siis see nii ettevõtte arenenud, kui loodetavasti mina siis juhina arenenud. Kuidas sa vaatad juhi rollile ettevõttes, et mis sinu jaoks täna on juhi peamine roll ettevõttes? Ma arvan, et see juhi roll on võib-olla isegi siin ka meie ühise projekti käigus hakanud teise valgusesse minema, et kui varem oli meil, võiks öelda, et juht oli selline kõige kõvem spetsialist ja oskas kõige rohkem ja võib-olla kohati tegi ka kõige rohkem tööd, et see oli nagu juhi roll, siis täna me oleme aru saanud, et juhi roll on midagi muud ja olemegi siis täna teel selles suunas, et meie tänased, eilsed tippspetsialistid oleksid täna ja homme head juhid, kaasa arvatud ma ise. Et ma julgeks öelda et aasta 2-3 tagasi see veel nii ei olnud, aga täna me oleme selgelt sellel teel. Et juhi roll on muutumas ja juba kohati ka muutunud. Te olete ettevõttega nii-öelda kenasti arenenud, kliendid leiavad teid üles ja selles mõttes on kõik hästi, aga ometigi te seadsite endale teatud uue ambitsiooni eelmise aasta sügisel, et mis on täna Soft Systemsi siis selline nii-öelda eesmärk, kuhu te tahate nagu välja jõuda? Ja võib öelda, et selline
juba mingisugune aasta või poolteist oli sees tunne, et kuidas see kuulus lause on, et see, mis meid tõi siia, ei vii meid enam edasi. Et oli ka tunne, et niimoodi nagu me siiamaani arenesime, et see areng täpselt samal kujul edasi ise minna, et esiteks hakkas kätte jõudma ilmselt selline töötajate inimeste arvu piir, kus 7-8 inimest töötavad nagu ühtede põhimõtete ja ühe süsteemi järgi, aga ligi 20 inimest enam samadel põhimõtetel ei toimi. Et tekkis selline tunne, et mingisugust muutust on vaja, et niimoodi ei saa edasi minna. Teiseks seesama tunnetus, et juhid ei peaks olema need, kes on pidevalt nagu eesliinil või teistpidi öeldes siis käsi mootoris, vaid et juhi roll on midagi muud. Kaasa arvatud mu enda roll, et tundsin ise siin, et olin ka viimased paar aastat väga ühte projekti ja ühte rolli läinud juhi rollist eemale ja et see kõik vajab muutust selleks, et ettevõtte edasi areneks ja inimesed, kes selle ettevõtte moodustavad, et nemad ka edaspidi oleksid rahul ja tunnetaksid, et see on see koht, kus tahetakse panustada ja tahetakse edasi toimetada. Et oli tunne, et ettevõtte vajab muutust. See oligi vist see vastus. Ja te defineerisite ka ära ikkagi ka sellised ambitsioonikad kasvuootused ka numbrites, et ikkagi teha selline, et ikkagi kasvada suuremaks, aga sulle sellisel nii-öelda omasel vastutustundlikul moel sa nagu ei kaldu mitte utoopiasse, vaid et alati on jalad maas ja seada eesmärke, mida sa tunned, et sa suudad ja tahad päriselt saavutada ja ilma, et liiga suuri siis riske võtta. Aga siit me jõuamegi loogiliselt siis meie kohtumise juurde kuskil eelmise aasta septembris minu arust me kohtusime. Võib-olla isegi septembris, jah, et ja või oli august? Isegi augustis, me saime kokku sellel Empowermenti väikesel konverentsil ja see oli ka tore lugu. Tahad sellest äkki mõne sõnaga rääkida või miks sa tulid sinna ja miks sa mul nööbist kinni võtsid? Jah, see Empowermenti nimi tekkis tegelikult üks aasta varem minu ettevõtte teadusse, kui Empowermenti juht Andres Haavel sain kokku ühel seminaril, me olime mõlemad seal külalised ja kohtusime kohvilauas. Pärast seda me vist tegime 2 kohtumist, aga mul oli tunne, et tegelikult ühtepidi ei ole mina valmis edasi minema, et olid parasjagu ka mingisugused teised väljakutsed ees ja teistpidi saigi vist ka tehtud otsus, et me ei hakka kevadel, suvel midagi tegema, et vaatame, mis toob sügis ja võib-olla sügisel. Ja siis tuligi augustis seesama seminar, millest sa rääkisid ja ma läksin sinna seminarile ja eelnevalt oli veel üks selline juhus, kus sina olid saanud vist minu telefoninumbri ja proovisid mind telefonidel kätte saada, aga ma ei ole alati tundmatule numbritele altis vastama. Ja nii ka Toord ei vastamata, sest enamasti püütakse ka siis midagi müüa või siis midagi osta. Ja toona jäi siis vastamata ja läkski siis, ma ei tea, 4-5 kuud mööda olid sa seal seminaril, ütlesid, kes sa oled ja siis mul kuidagi tuli meelde, et kas äkki selline nimi saatis mulle kunagi ühe sõnumi. Vaatasin, et jah, kõik peab paika ja sellel seminaril see, mida sina sa rääkisid, mida teie ettevõttena sa rääkisid, see tundus väga loogiline, väga mõistlik ja kuidagi selline personaalne kontakt tekkis ka kohe, kuigi me ei olnud veel kordagi rääkinud ja nii ma siis otsustasingi nööbist kinni võtta ja tulin näitasin oma seda poole aasta vanust sõnumit, et kas tunned ära, oled sa sina, kes mulle saatis ja sealt siis meie jutud edasi läksid. No sealt me jõudsime tegelikult päris kiiresti ju päris reaalse sellise nii-öelda koostööni või nii-öelda siis sellise, nagu me nimetame treeningprogrammini või siis sellise nii-öelda
muudatusprogrammini, millega me siis aitame ettevõtetele uued süsteemid ja protsessid selgeks õppida ja need ka rakendada. Et kui me tuleme nüüd sinna veel ette tagasi, et millised sinu siis sellised kõige suuremad nagu ootused olid, et mida sa nagu ootasid sellelt koostöölt? No esimese sellise soovi või mõtte ma juba jõudsin ennem välja öelda, et ma sain aru, et tegelikult niimoodi, nagu me oleme siia jõudnud, me edasi ei saa minna, et me vajame mingit muutust ja ma sain aru, et aga ma täpselt ei tea, milles see muutus seisneb, et saan aru, et midagi peaks muutuma, aga täpselt ei tea, mida muutma. Ja siis kuulates siis neid ka sarnaseid vist podcast'e või intervjuusid varasemalt olles sellel seminaril, ma sain aru, et see teie lähenemine, kus ei toimu mitte selline, ma ei tea, koolitusloeng, vaid toimubki reaalne kogemuste jagamine sellise treeningprotsessi käigus, et see tundub vist töötavat, tundub mõistlik lähenemine, et prooviks seda, et selliseid poolepäevaseid koolitusi, teinekord ka mingi päevast koolitust oleme siin varemgi võtnud ja külastanud ja tagasi tulnud seal mõne entusiastliku ideega, aga enamasti sinna paika jäänudki. Aga et see kõik on pandud mingisse sellisesse treeningvormi ja tal on mingi kindel pikkus ja kindel teemad ja see tundus nagu väga, väga mõistlik lähenemine. Ja niimoodi siis see otsus saigi tehtud, et proovime. Ja eesmärgiks, ega eesmärk oli tuua muutus. Ei saaks öelda, et mingi veel suurem see eesmärk oli, aga tuua muutus ja sain ka aru selles, et tuua just ettevõtte juhtimisse muutust, et me olime ja oleme ka täna väga tugevad spetsialistid kõik, aga et see ettevõte vajab mingit selgemat juhtimissüsteemi ja niimoodi me siis selle otsuse seal eelmise aasta sügisel tegimegi, et stardime selle programmiga. Ja selle treeningprogrammi nimeks sai Soft Systems 5.0, et sellel on väike nagu taust ka, aga mis asi oli 1.0 ja mis asi oli 2.0, et seda kõike ma ei hakka siin praegu lahti rääkima, aga ma jõudsin oma peas selleni, et me oleme nagu mingi 4 taset oleme juba läbi teinud ja nüüd tahame siis jõuda sinna 5. tasemele 5.0 ja kuidagi selle projekti käigus on Anti veel suutis meile sellele 5.0-le veel väikse teise kiiksu juurde mõelda, et see on Soft Systemsi 5 asju teha, et see 5 sai nagu mitu tähendust. Ja me tegime ühtkokku ju kolm kuud sellist tõhusat treeningprogrammi ja oleme ka hiljem teinud veel sellist koostööd selleks, et kõik see õpitu nagu kinnistuks. Nii et selles mõttes on see olnud päris nagu pikk teekond. Aga üks asi, mida me tegime päris alguses selleks, et saada teada, kus te olete, me tegime ju PowerScore'i hindamise, eks. Et PowerScore'i selline hindamine on hea võimalus selleks, et saada teada, milline on parasjagu siis meeskonna võimekus ja me teeme seda siis läbi 3 sellise kategooria. Esimene on siis see, et kui heal tasemel oleme me siis või on organisatsioon siis eesmärkide teadvustamisega. Teine on siis see, et kui hästi me tajume, et meil on õiged rollid siis kokku lepitud ja et meil on need õiged rollid ka õigete inimestega täidetud. Ja 3. on siis see, et kui hästi ja kui süsteemselt meie inimesed koos töötavad selleks, et takistused saaks eemaldatud, selleks, et info liiguks ja tagasiside saaks tehtud, et igale siis neist 3 tuleks anda siis hinnang 1-10, tulemused korrutatakse läbi, saadakse siis lõpptulemus. Maksimaalne on 1000, 10 × 10 × 10 ja minimaalne on võib-olla 0, et kui keegi paneb ühele nendest 3 hindeks 0, siis on 0. Et mäletad sa, mis oli see esimene skoor, kus me koostööd alustasime? Õnneks väga täpselt ei mäleta, aga mäletan, et ta oli väiksem, kui ma arvasin. Et ma ise arvasin, et ta tuleb suurem, aga tuli väiksem. Nii et see oli ka mingi kinnitus sellele, et me vajame teatud muutusi ja me vajame mingisuguseid selgemaid süsteeme, protsesse. Et ise hindan mina
oma inimesi, oma meeskonda, et me oleme tugevad omal alal, aga võib-olla jah, sellist mingit süsteemsust hakkas vajaka jääma ja ma arvan, seesama PowerScore seda ka meile välja tõi. Kui ma õigesti mäletan, siis see skoor oli kuskil seal alla 200. Äkki tõesti oli nii väike? Alla 200, mis selles mõttes tõenäoliselt oli ka selline põhjusel, et te ise olete väga kriitilised selles mõttes, eks ju, ja tõenäoliselt hindasite seda oma olukorda ausamalt, aga tõenäoliselt see väljendas ka siis teie seda olukorda ja sa ise ütlesid seda väga kenasti ju ära, et te olite ja täna võib-olla natukene juba vähem, aga siiski te olete muutumises, aga et ikkagi väga tugevad spetsialistid ja nii-öelda juhtimine kui selline nii-öelda toimib natukene nii-öelda teist moodi ja sinu nii-öelda sina ja sinu enda siis juhtkonna liikmed, te olete eelkõige tugevad ja peamiselt tippspetsialistid ja juhtimisega nii-öelda olete tegelenud lihtsalt varem vähem, aga samas te olete ettevõttena heas kohas ja nagu öeldakse, kui sa oled heas kohas, siis on alati parem mõelda järgmist sammu, kui et siis, kui sa oled kehvas kohas. Siis sul on võib-olla sunnitud sammud ja mõned needki, mida sa võib-olla siis ei tahaks astuda. Nii et selles mõttes olite igal juhul heas kohas ja sa tundsid samas, et meil on vaja nüüd nii-öelda seada järgmine nii-öelda arenguetapp ja selleks on vaja teha muudatus. Nagu PowerScore'iski 3 teemat, eesmärkide selgus, rollide selgus ja normide selgus. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis oli see, mida sina selle nii-öelda eesmärkide dimensiooni osas siis nagu hakkasid võib-olla taipama või võtsid sellest nagu enda jaoks välja ja mida te olete nagu sellest tänaseks rakendanud? Jah, see on kindlasti olnud üks muutusi, et hakata aru saama ja võib-olla pigem selgemalt sõnastama, mis meie eesmärk on, et kui me siiamaani oleme eesmärgid on inimestel peas, eesmärgid on juhtide peas eelkõige, eesmärgid on võib-olla ka mingisugused finantsilised eesmärgid, aga ei olnud selgelt sõnastatud selliseid arengueesmärke, et kuhu suunas me tahaksime areneda, kuhu suunas me tahaksime ettevõttena areneda, kuhu suunas me tahame võib-olla tiimina, osakonnana areneda, kuhu inimesed võiksid ja tahaksid edasi areneda. Et seda ei olnud, et see oli kindlasti üks muutustest. See muutus on ka praegu veel, see muutus toimub ka praegu ja tegelikult me oleme täna nüüd juuni lõpus oleme sõnastamas 3. kvartali eesmärke, et me esimene kord me tegime seda kuskil novembri keskel nagu tagantjärgi õppeprotsessis, et kuidas oleks võinud olla eelmise aasta 4. kvartali eesmärgid, millised nad võiksid olla. Siis me tegime seda jaanuari lõpus tegime esimese kvartali kohta. Siis me olime nagu veidikene sellest graafikust maas. Nüüd juba 2. kvartali me tegime enne kvartali algust ja nüüd me oleme nagu väga, väga heas juba kohas selle 3. kvartali eesmärkide seadmisel, et see eesmärkide selgus, see on väga oluline muutus olnud meie mõttemaailmas ja et see eesmärgid oleksid selged ja nad oleksid ka kirja pandud ja neid hoitakse pidevalt silme ees või fookuses, et mis see eesmärk on ikkagi. Sageli kipub olema niimoodi, et sealt eesmärgi küll, aga pärast unustad ära selle eesmärgi ja siis elu läheb sinna, kuhu ta siis läheb. See nii-öelda 90 päeva rütm, et kas teil varem oli see juba rakendatud või see oli teie jaoks pigem uus asi? See on uus asi, jah, ei olnud sellist eesmärki või sellist rütmi, et 90 päeva, et 90 päeva või siis kvartal, et seda ei olnud enne. See on nüüd tulnud. Sa oled seda nii-öelda 90 päeva või kvartali plaani mitu korda teinud, et oskad sa täna juba öelda, et mis on nii-öelda sellise nii-öelda rütmi eelised võrreldes siis tavapärase sellise aastase nii-öelda planeerimisega? Ma arvan, et esiteks nad täpsemaks lähevad need eesmärgiks, konkreetsemaks, mingi lühemaajalisemaks, et ei ole meil mõtet detsembris, jaanuaris võtta eesmärke, mida me terve aasta teeme või täidame või liigume sinna suunas, et nad on jagatud lühemateks etappideks, need võib-olla mingid pikemad, suuremad eesmärgid, et see, et lühemalt, tihedamini võtta korraks aeg maha, mõelda,
millele me panustame järgmine periood on siis selleks perioodiks 90 päeva või kvartal, nagu meie praegu nimetame. Aga just selline korraks aja mahavõtmine ja mõtlemine, et kuhu suunas ja miks ja kes siis panustavad sinna, et ka see on oluline, et ikka kipub nii olema, et kuskilt tekivad mingid eesmärgid ja siis tehtagu. Et keegi siis kuskil peaks tegema, aga kes see konkreetselt on, et see konkreetsus sellele lisandub, see on väga oluline. Kas see mõtteviis, et mitte eesmärgid ei teki mitte ülevalt alla, vaid et ülevalt ettevõtte tasemel on olemas mingid ootused, mida me soovime saavutada, aga see, et mismoodi me sinna jõuame ja mis on need arengu eesmärgid, et need tegelikult peavad tulema juba siis sellist meeskonnast, eks, et ka see selline 180 kraadi muutus. Mitte, et sina ei oleks olnud ka varem kaasav juht, et olid kindlasti. Selles mõttes see ei ole üldse et see ei ole sinu jaoks 180 kraadi muutus, aga nüüd on sul olemas ka metoodika, kuidas seda ladusalt ära korraldada. No ma arvan selleni, et need tuleksid niimoodi ütleme siis ettevõtte eesmärk ja iga töötaja eesmärgiks saaksid kuskil keskel kokku, et ma arvan, et selleni me jõuame nüüd praegust selle 3. kvartali eesmärkide seadmisel esimest korda päriselt selleni, et enne me proovisime sinnani jõuda, aga veel ei jõudnud, aga seekord on nüüd esimest korda, kus hakkavad juba tekkima sellised eesmärgid, mida inimesed ise sõnastavad endale ja samas nad lähevad siis kokku ka sellega, kuhu tiim ja kuhu ettevõte soovib liikuda. Oleme täna jõudmas sinna kohta. Sa räägid siin nendest joondatud arengu eesmärkidest, et kuidas eesmärgistamine kõigepealt käib ettevõtte tasemel, meeskondade ja lõpuks üksikisiku tasemel ja siin ka tore selline metoodika nagu OKR, Objectives Key Results, millega ilmselt mille kasutamist saab igavesti õppida, et selle kaudu täna te ju neid arengu eesmärke sõnastate, et kuidas sa seda õpiprotsessi siin oled või kuidas sa seda õpiprotsessi siin nagu hindad? See igavesti õppimine ja parandamine, see on hea väljend, et olemegi sellest aru saanud, et tegelikult ei ole mõtet lihvida kuidagi filigraanselt mingeid meetodeid ja siis hakata neid kasutama või lihvida mingisugust mõtet nii kaua, kui ta saaks üliheaks ja siis paneme töösse, et tegelikult see pihta hakkamine, alustamine on väga oluline ja ma arvan, et see on minu jaoks personaalselt üks kõige olulisemaid muutusi selle projekti käigus olnud või selle treeningprotsessi käigus, mida sa oled mitu korda või mitmeid või paljud korrad mulle ütlen, et hakake pihta, ärge lihvige seda plaani nii palju. Hakkame pihta ja see on väga oluline, et alustame kuskilt otsast ja küll me saame järgmine kord paremini ja ülejärgmine kord saame veel paremini ja niimoodi me areneme edasi. See on üks väga suur muutus olnud, et me oleme kuskilt otsast pihta hakanud. Usaldades protsessi. Ja. Me lihtsalt hakkame liikuma ja ehitame sisse sellise süsteemi, et me pidevalt siis saaksime paremaks. Et need on ka need, et me kasutame seda igal kokkusaamisel tagasisidestamist või igal kvartal planeerimisel me teeme ka tagasid, et kuidas meil täna läks ja mida me järgmisel korral teistmoodi teeme. Nii et see õppimise sisse ehitamine kõigisse meie toimingutesse. Seda on päris palju eesmärkide osas, et päris suur muutuseks. Uus rütm, uus metoodika, joondamine alt üles, et see on väga suur muutus, mis tõttu ka selle mõttes selliste tõeliste kuldse tulemusteni jõudmine võtab ka natuke aega ja peab olema ka kannatlik. Läheme edasi. Teine siis selline dimensioon on siis ju rollide dimensioon, et me teame, milliseid rolle meil on vaja siis meeskonnas luua ja kuidas tagada siis see, et meil on need rollitäitjad on siis õigel tasemel mängijad, et kuidas sa sellele teemale täna peale võtta, et kus te olite, mis on teie jaoks olnud see võib-olla taipamine või areng siin selles osas? Ma tooks 2 põhilist, mis on tänaseks selgunud ja 2 muutust, et esiteks on see, et juhid, meil on täna ettevõttes 3 juhti, mina ja siis 2, nimetame ise tiimideks, sisuliselt osakonnad.
tiimijuhid, et meil on 3 juhti ja noh, esimene muutus on see, et need 3 juhti peavad olema ise eelkõige juhid, et täna on ikkagi, või ütleme siis eile, täna õnneks enam nii ei ole, aga eile oli niimoodi, et kõik juhid olid spetsialistid ja siis noh, juhi rolli täideti siis, kui spetsialisti rollist aega üle jäi. Noh, mõnikord jäi rohkem aega üle, siis tuli see paremini välja, mõnikord mõne suurema kliendiprojekti ajal jäi seda aega väga napiks ja siis tuli selle võrra nõrgemini see välja. Et esiteks jah, et juhid peavad olema eelkõige juhid ja siis sellest samast eelkõige juhist koorubki välja see teine mõte, et noh, ikka väikses ettevõttes paratamatult ei ole iga liigutuse jaoks oma inimest ja see eraldi rolli, et jah, me oleme aru saanud, et meie erinevad inimesed täidavad ettevõttes erinevaid rolle, aga peab olema selge igal ühel, et mis on tema põhiroll. Jah, ta võib täita seal, ma ei tea, 10-20% oma ajast mingit rolli veel, aga üks peab olema põhiroll ja selline, ma ise sõnastasin enda jaoks selle põhirolli kriteeriumi, et vähemalt 60% ajast peab olema nagu ühes rollis. Jah, seal võib siis lisaks tulla veel mingeid teisi rolle, mida on vaja, aga jah, põhiroll peab olema paigas. Nii et need on, ma arvan, kaks kõige olulisemad, et esiteks juhid peavad olema põhirollina juhid ja teiseks, et see rolli selgus, et mis on sinu põhiroll, peab olema igal ühel meist selge. Mis on tema põhiroll? Need 2 asja tooksin välja. Mida sa või läbi mille seda rolli selgust täna nüüd loote? No kõigepealt mõtlesime üldse või vaatasime otsa, millega me tegeleme, mis need rollid üldse on. Esialgu oli erinevaid nägemusi, et mis asjad üldse rollid on, kas neid on meie ettevõttes, ma ei tea, 5 või 15 või 25. Jõudsime, ma arvan, selles suhtes kuskile sinna keskpõrandale kokku, et ei mõtle neid liiga paljuks ja ei proovinud ka siin mõne rolliga piirduda. Et vaatasime selles mõttes nagu tõele otsa. Et jah, selline rolli, kuidas see õige nimi on, rolli tulemuskaart või et mille eest see roll vastutab, et suuta aru saada, et kuidas me mingis rollis olevat inimest, mis me temalt ootame ja läbi mille me siis seda ootuse saavutamist mõõdame. Selleks peavad olema selged mingid mõõtmise kriteeriumid ja see on päris raske. See on isegi väga raske, päris raske on leebelt öeldud, see on väga raske. Et me oleme alustanud sellega, meil on selline esimene versioon kõikidest ettevõttes olevatest rollidest nüüd selle 2. kvartali jooksul paika saanud, aga see töö läheb kindlasti edasi. Et need rollid ja need rollid tulemuskaardid, mis me oleme täna sõnastanud, no ma olen täitsa kindel, et aasta pärast nad on erinevad sellest, mis täna on. Et lihtsalt siin ka jälle seesama, et hakkame pihta, sõnastame need sellisena ära, nagu me praegu tunneme, nagu me ise arugi saame sellest. Ma arvan, et poole aasta pärast või aasta pärast on meil teine aru saama ja siis me neid korrigeerime hiljem. Aga see arusaamine tegelikult, et roll ei ole miski, mis on kivisse raiutud, et rollid, ehk siis meeskonda tuleks ikka aeg-ajalt ümber komplekteerida, lähtudes sellest, mis on meie eesmärgid ja selles mõttes, et selline dünaamilises meeskonnas kord kvartalis vaadata oma meeskonnale otsa ja vaadata, et kas meil on kõik õiged rollid täidetud ja nii edasi on väga okei. Nii et see on ka tegelikult ju selline uus mõtteviis, et nii võib see asi täitsa olla. Aga mäletan ka seda, et selle rollide kaardistmise käigus on tulnud ka välja nii, et meil on mingid rollitäitjad üldse puudu ja oli ka tahtmine kirjeldada ära võib-olla rohkem rolle, kui otstarbekas on. Nii et selles mõttes see avastamise ja otsimise protsess oli juba omaette selline väärtuslik. Või kuidas sa seda nagu tagasi vaatad sellele? Ja mäletan hästi, kui meil oli plaanis üks-kaks rolli kirjeldada ja meile tunduski, et see ongi tõesti isegi väga tähtis roll veel ja lõpuks arutelude käigus jõudsime selleni, et tegelikult selle rolli sisu on oma olemuselt tegelikult teise rolli osa ja lihtsalt nendele asjadele otsa vaadates ja asju arutades me saime sellest aru,
et me mõtlesime võib-olla selle koha peal üle, et jah, terve mingisugune tegevus on terve roll, aga tegelikult ei ole niimoodi, et jah, on olnud nii neid hetki, kus me oleme algselt mingi rolli ma ei tea, paberile pannud, välja mõelnud ja lõpuks jõudnud selleni, et tegelikult sellist rolli ei ole, see on osa teisest rollist ja oleme teises kohas jälle jõudnud mingi rollini, mida algselt võib-olla ei olnudki meil plaanis või me ei teadnud või ei teadvustanud seda, et meil selline roll on väga oluline roll, jah, et võib-olla roll oli küll olemas, aga selle rolli olulisus tuli praegu välja nagu eredalt, et meil ongi nüüd ettevõttena 3. kvartali eesmärgiks selle ühe rolli nagu väga selgelt teadvustamine, selle rolli selgus, vastutus, et kõik see, et üks roll tõuseb meil oluliselt kõrgemale oma selles tähtsuses, kui ta meil siiamaani oli. Selle mõju on tegelikult teil väga suur klientidele, teile endale, tulemuslikkusele, nii et selles mõttes see näitab, et nii-öelda rolli selgus ja sealt läbi siis ka selle arengu eesmärgi ka sidumine tegelikult on nii-öelda, tekitab ühel hetkel päris suure sellise nii-öelda arengu. Ja 3. sammas on siis see, kuidas me meeskonnana ja inimestena organisatsioonis töötame, meeskonda tasemel, kuidas me töötame nii-öelda inimestena, juhina ja nii edasi, et või lihtsalt võib öelda, et milline näeb välja meie selline juhtimiskalender siis, eks, et kuidas sellega läks, mis sellest sinu jaoks olid sellised nii-öelda sellised avastamise kohad või mida sa välja tooksid ja mida te olete täna ise rakendanud? Ma arvan, et kõige suurem muutus, mis meil on toimunud, on see, et toimuvad kõikide töötajatega üks vestlused iga 2 nädala tagant. Et see on, ma arvan, kõige suurem muutus üldse olnud. Et kui siiamaani või ütleme senini, siis enne sellesse projekti tulekut või selle projekti käivitamist, vestlused pigem toimusid siis, kui oli vaja, et mingisugune põletav teema oli, tahtis arutamist, siis vestlesimegi või arutasime. Ja võib-olla sellist nagu üks-ühele, et juht oma töötajaga sellisel kujul, ega mingit süsteemi ei olnud tegelikult. Et see, et on töötajatega vaja rääkida, suhelda, nende soovidest, mõtetest aru saada ja see peab toimuma regulaarselt. Et jah, muidugi ma ei tahaks ütelda, et me ei suhtlenud töötajatega, ikka suhtlesime, aga see just see regulaarsus oli puudu. Et nüüd see toimub ikka, jah, ma arvan juba 3-4 kuud kus see on väga stabiilselt kõikidega toimunud. Et see on suurim muutus olnud ja kõik saavad aru, et tegelikult ei ole see, et see oleks nagu mingisugune tülikas lisakohustus. Jah, võib-olla mõnel inimesel on see arusaamist rohkem, mõni võib-olla täna veel ei tunneta seda efekti nii hästi, aga et see on vajalik, ma arvan, et sellest on kõik aru saanud. Nii et see on nagu esimene asi, siis teiseks selline tiimide koosolekute rutiin, et see oli meil enam-vähem ikkagi olemas, et seal meil mingit väga suurt muutust ei olnud, võib-olla seal oli teinekord kokku lepitud 2-nädalane rütm muutus jooksvalt 3 nädala taguseks koosolekuks, aga seal oli nagu enam-vähem oli see kondikava ikkagi olemas. Ja siis veel muutus ettevõtte ülesed koosolekud, et kui me siiamaani olime teinud sellist ettevõtte ülest koosolek infotundi 3 korda aastas, isegi mitte 4 korda, vaid 3 korda, siis nüüd oleme võtnud selge suuna sellele, et me saame iga kuu korra kokku. See ei ole veel nüüd nii sisse juurdunud, et me alles alustasime nüüd kevadel nende kohtumistega või selliste koosolekutega, ettevõtte koosolekutega, aga plaanis on sellega edasi minna, et korra kuus saab terve ettevõtte kokku, kuna meie ettevõtte täna ei ole nii suur, et siin ei ole vaja 100 inimesi kokku saada, et siis 18-20 inimest kokku saada korra kuus, rääkida, kuhu suunas me liigume ja vaadata korraks ka tagasi, kuidas meil seniste eesmärkidega on läinud, et väga, väga mõistlik ja vajalik. Ja
ja siis kui võib-olla rutiinide all veel silmas pidada sellist oma nädala planeerimist, siis see on nüüd ka, oleme sellega alustanud, see staatusaruanne, et kes on selle enda jaoks iseenda jaoks sellise väga hea vahendina leidnud, et võtta korra nädalas aeg maha seal 15-20 minutit, et mõelda, vaadata möödunud nädalale otsa ja planeerida järgmist nädalast, et on inimesi, kes on selle juba väga omaks võtnud ja selline tunnevad sellest tõeliselt kasu ja on kindlasti ka neid, kes esialgu on veel veidikene kõhklevad ja kahtlevad, et nii nagu igasuguse muutuse suhtes on erinevaid suhtumisi, nii et need on need rutiinid, võib-olla midagi unustasin ära, mis sa projekti käigus oled siin välja toonud, aga mul praegu ei tule meelde, aga minu meelest on need võtted ja need lahendused, mida me kasutame. No jah, nimetasid enamuse ära, mõtlen, et veel laiemalt võtta just nimelt, ütleme selline muudatus, et tuua sisse just nimelt selle iga inimese arenguvajadus ja püüda ta kokku viia siis ettevõtte arenguvajadustega, et seal on ka seesama one page personal plan, ehk siis, et iga inimene võiks aeg-ajalt mõelda läbi selle, kuhu ta tegelikult ise tahab areneda ja siis juhid ja ettevõte saab ju aidata tal sinna suunas liikuda ja läbi selle üks vestluse tegelikult ka ju luuakse see võimalus need mõlemad asjad kokku viia. Nii et see on võib-olla selline veel selle süsteemse lähenemise üks selline oluline selline eraldi dimensioon, et töötaja areng on see, kust tuleb tema motivatsioon ja kui me suudame inimesel areneda, saada paremaks, sellega kaasneb sageli ka parem palk ja nii edasi, nii et seal on selles mõttes sellesse tasub panustada. Sellepärast ei tulnudki meelde, et meil see pole veel rakendunud, et see samm on veel ees. No näed, siis on selles mõttes suur arenguvõimalus veel siin olemas. Aga mis veel tuli meelde ja milleni me praegu ei ole jõudnud, on selline aasta planeerimine, strateegilised otsused, selline 2-3 aastat ette, et jah, me seda treeningprogrammis läbisime, saame aru, mis komponendid seal on, mismoodi see võiks välja näha, kuidas see toimima peaks ja nüüd on meil siis plaanis sellel sügisel, oktoober-november ette võtta nüüd siis päriselt siis järgmist aastat sellises strateegilisemas vaates ka otsa vaadata ja teha otsuseid, et see siis selle aasta sisse veel ei ole mahtunud, aga jõuab siis see kätte sügisel, nii et me oleme saanud aru, et mis tööriistad meil on, kuidas me sellesse protsessi lähme, aga reaalne siis protsess või reaalne siis tegevus hakkab seal sügisel toimuma, oktoobris-novembris, järgmist aastat planeerida. Jah, kokkuvõtlikult ongi see, et teil on tegelikult tekkinud selline juhtimiskalender. Ja teate, millal te tegelete strateegiaga, mis moodi te strateegiaga tegelete, millal te seate aasta eesmärgid, kuidas te rakendate seda kvartalirütmi, mismoodi on teil tiimirituaalid, meeskonna liikmete rituaalid ja nii edasi. Nii et selles mõttes see on täna paigas ja ka hea printsiip, et enne kui uus aasta algab, on teil tegelikult teada, mida me järgmiselt aastat lähme võtma. Et sageli ettevõtted tegelevad enda aasta planeerimisega siis, kui aasta on juba alanud. Olen kohanud ka ettevõtted, kes aasta plaani löövad lukku seal esimese kvartali lõpus või teises kvartalis. Mis on see, et milleks siis? Aga arvatakse, et siis me suudame täpsemini prognoosida, mida me eesmärgistame. Aga see on jällegi natuke teistsugune mõtteviis. Kui me võtame nüüd need 3 eesmärgiselgus, rolliselgus, normide selgus, et kus sa enda hinnangul kõige suurema arengu oma organisatsiooniga oled ära teinud? Kus te olete teinud millises osas olete teinud kõige suurem arengu? Eesmärgid, rollid ja normid, rituaalid. Ma praegu julgeks ütelda, et võib-olla rollides me oleme kõige väiksema sammu teinud, aga nendes ülejäänud 2, kumba nüüd esimeseks panna. Ma ei tea, need hoiaks praegu võrdsele, et minu meelest mõlemas oleme teinud teatud olulisi samme edasi
ja kindlasti on selle arenguruumi, et ma arvan, need on mõlemad paremas seisus ja võib-olla see rolli selgus, välja arvatud siin juhtide rolli selgus, et see on õnneks nagu paika saanud. Aga jah, ma täpsemat pingerida praegu välja ei tooks, et mis on see kõige. On see ka põhjuseks, miks 3. kvartali arengufookus on just nimelt seatud nii-öelda siis rollide? Ja ma arvan küll, jah. See on üks põhjus kindlasti, jah. Et väga oluline roll ettevõttes tuleb sisuga täita ja laiendada ja vastutust sinna juurde anda. Aga selge, et selline küsimus, et istume siin praegu koos siin suve hakul, et kui sa saaksid aja kerida tagasi ja oleksid seal kuskil eelmise aasta septembris ja teeksid nagu siis tänase kogemuse pealt otsust, et kas nii-öelda seda nii-öelda treeningprogrammi Soft Systemsi uue tegutsemisviisi loomiseks ette võtta, et kas sa teeksid sama otsuse? Lühike vastus on jah. Lühike vastus on jah, kindlasti teeksin ja selle aasta jooksul ma olen, või nüüd poole aasta jooksul, kui meil see programm on käinud, aga siis selle stardist või esimesest kohtumisest on siis mingi 3 aastat möödas, et selle aja jooksul ma olen ühest asjast väga hästi aru saanud, et ei ole nagu sellist õiget hetke, millal alustada. Et kui me nagu varem mõtlesime, et praegu veel ei tee ja ma ei tea, vabastame siin kõigepealt eelkõige juhtide aega ja teeme mingisugused olulised projektid ära ja siis teeme sellise muudatuse või siis võtame selle ette, et tegelikult ei ole sellist head aega. Et ikkagi kehtib see sama asi, mis ka väiksemate asjade puhul hakka pihta, hakka tegema, nii ka selle suure asja puhul, et hakka pihta ja hakka tegema, et see töötab tegelikult. Et oli küll selle projekti käigus, tegelikult meil ju, olgem ausad, veidikene see vist 90 päevaks plaanitud projekt ka venis meie erinevate muude projektide tõttu pikemaks, et me ei teinud seda päris 90 päevaga läbi, vaid venis seal vist mingi 4 või 4,5 kuu peale. Aga mis ma tahtsin ütelda, et tegelikult tuleb pihta hakata, kuigi oli päris mitu korda tunne, et äkki ikkagi ei olnud päris õige aeg, et ikkagi mingisugune muu asi on praegu, hetkel tuleb veel paralleelselt siia lauale ja ei jätku võib-olla piisavalt aega nii palju, kui oleks vaja selliseks väga heaks tegutsemiseks. Aga lõppkokkuvõttes ma saan aru, et ei ole õiget aega, tuleb lihtsalt pihta hakata ja alustada. Ja siis see aeg kuidagi tekib. Ta kuskilt tekib ja ikkagi, ma arvan ka läbi selle projekti ja selle ühe sõnumi, et esiteks hakka pihta ja teiseks asjade fookuses hoidmine. Kui ikkagi on mingisugune asi fookuses, siis temale ikkagi jagub aega. Mis siis, et enne tundus, et ei jagu, aga ikkagi, kui sa tõstad mingisuguse selge eesmärgi, selge projekti endale fookusesse, siis ta seal ka püsib ja siis ta saab tehtud. Nii et igal juhul vastus on jah, oleks küll uuesti sama otsuse teinud, kui peaks nagu tagasi kerima aega ja otsustama, et teeks sama otsuse. Tõenäoliselt teeks mõningaid asju natukene teistmoodi, aga nagu see on see tagantjärel tarkus kahjuks meid väga palju edasi ei vii ja teid väga hea asja välja, just nimelt see, mida ma ka kohtan päris palju, on see, kus öeldakse, et kuule, me teame, et meil on vaja teha organisatsioonis selline nii-öelda kultuurimuudatus, aga et meil on vaja veel teha see asi enne ära, see, ehk siis, et arvatakse, et kuskil on õigem aeg, et sa nii hea, et sa selle välja ütlesid, et organisatsiooni arendamise jaoks ei ole kunagi paremat aega kui nüüd. Ja. Täpselt sama ju meie endaga, sina suur spordimees, eks ju, et treenida on vaja kogu aeg, eks võistlemine on siis, kui ta tuleb, eks kuigi ärides see nii-öelda igapäevane siis nii-öelda tulemuslikkusega töö on tegelikult ju võistlemine. Aga me peame suutma sinna selle sama ajaressursi sisse mahutada ka ära treenimiseks. Ehk siis, et me võistleme, aga et me kogu aeg tegeleme ka nii-öelda treenimisega, paremaks saamisega ja see on nagu selles mõttes asi, et kas te olete ka pärast seda nii-öelda meie ametlikku treeningprogrammi jätkanud nende iganädalaste siis treeningutega teisipäeva õhtuti? Või on see ka
juba tänaseks nii-öelda võetud, nii-öelda napsatud kliendi teenindamise jaoks? Ei ole, jah, sa tõid ilusti välja selle teisipäeva õhtuti, et jah, tõsi, meie selle projekti põhilised kohtumisajad olid teisipäeviti peale lõunat, õhtupoolsed ajad ja me oleme seda jätkanud. Me oleme küll jätkanud kitsamas ringis, kui see projektimeeskond oli, et eelkõige on need nüüd meie selle 3 juhtmeeskonna juhttiimi kohtumised, aga need on alles jäänud, et sellest rutiinist me peame kinni, et meil on põhimõtteliselt nagu täna kaks kohtumist, 2 koosolekut. Esimene on siis esmaspäeva hommikuti kell 9, alustame nädalat ja kui sealt jäävad siis mingisugused teemad, mis vajavad rohkem arutelu, siis need lähevad edasi siis teisipäeva peale ja see rütm on sisse juurdunud. Täna just avastasin, et järgmisel nädalal seda aega enam ei ole kalendris, sest ma vist tegin kunagi talvel otsuse, et panen kuni jaanipäevani ja siis vaatame, mis edasi saab, et kui töötab, et siis pikendame ja nüüd ongi siis aeg, et see tulebki siis pikendada, et selle nädala lõppes see korduv teisipäev ära, aga kindlasti jätkub see. Jätkub see edasi siis kuni jõuluni nüüd? No nüüd tuleb ilmselt jõuluni ja siis, aga selles mõttes, et praegu ma ei näe, et kus kohast ta lõppema peaks, et igal juhul, kas siis homme, ülehomme ma panen uuesti selle teisipäeva see aja kalendrisse ja see jätkub. Et jätkata trenni tegemist. Ja. Nüüd, kui sa oled ise sellise nii-öelda päris hea kogemuse teekonna läbi käinud, et millistele juhtidele või millistele ettevõtetele sa julgeksid seda sama nii-öelda treeningprogrammi siis kultuuri muutuseks soovitada? No ma arvan, et esimene eeldus, ma usun, et ongi see, et kui on endal tunne, et midagi on vaja muuta, et ei ole mõtet minna midagi muutma, kui on tunne, et kõik on väga hästi. Et jah, muidugi tasub ringi vaadata ka siis, aga ikkagi kui on tunne, et tahaks midagi muuta ja siin on kindlasti selline selge vahend, tööriist, meetod, kuidas neid muutusi teha. Et see oleks esimene mõte või nõuanne, soovitus. Ja millistele ettevõtetele, ma arvan, et see nendel ettevõtetel mingisugust valdkonna või ma ei tea, suuruse piire ma ei näe, et võib-olla ühe mehe firmal ei ole mõtet seda ette võtta, vähemalt mitte sellises mahus, ma arvan, et mingisuguses mahus on ka ühe mehe ettevõttel selliseid vaateid ja rituaale vaja, aga jah, et nagu suuruse mõttes ei näe, et eelkõige siis, kui on tunne, et juhtimine tahab süsteemsemat lähenemist. Et me kujutame väga hästi ette, et meil peavad olema, ma ei tea, süsteemid, IT-süsteemid, majandustarkvara peab olema, kuidas meil ettevõttes, ma ei tea, müügiprotsessid, ostuprotsessid, tootmine on hästi paika pandud ja väga paljud protsessid ettevõtetes on väga hästi paigas ja kirjeldatud, aga väga sageli just on puudu minu meelest sellist nagu juhtimisprotsessist ja juhtimissüsteemist. See on, ma arvan, väga oluline, et ka siin kasutada teatud süsteemi, mitte siis seda jalgrattast ise leiutada. Et võib küll leiutada, aga võtab rohkem aega kindlasti. Aga selge, et kas tahaksid veel siia midagi lisada oma veel kogemusest või soovitusest? On midagi sul jäänud veel ütlemata, mida ma pole osanud sult küsida sellest kogemusest näiteks? Või küsin niimoodi, et sina isiklikult, et millise muudatuse sina isiklikult oled siis selle ütleks poole aastaga oled teinud? Siin alguses oli sul lihtsam küsimus, ma olin juba sellele valmis vastama. Ja nüüd, Vasta siis mõlemad järjekorrast. Kõigepealt, et millest on rääkimata või mis ma tahaksin veel öelda, et esiteks ma tahaksin tänada sind, et sa mind kutsusid ja ma saan aru, et kutsusid sellepärast, et sul on tunne, et mul on midagi jagada. Ja suured tänud selle eest,
et sa meiega oled selle projekti läbi teinud ja sul on tunne, et me oleme siis nii palju usinad õpilased olnud, kellel on siis teistele midagi jagada, et see on kindlasti hea ja rõõm kuulda seda. Aga mis see mulle endale on andnud? No need päris mitmed mõtted on siin täna juba läbi käinud, et nii meeskonnana kui ka isiklikult iseendale. Üks asi on pihta hakkamine, et hakka kuskilt otsast pihta, et ära viimistle seda plaani liiga kaua. Siis teine on selliste eesmärkide või mitte plaanide fookuses hoidmine, et otsusta, mis on kõige olulisem ja panusta sellele. Jah, teine, kolmas, viies asi heal juhul saavad ka tähelepanu ja enamasti saavadki, aga see kõige oluline on vaja välja otsida, leida, mis asi see on see kõige olulisem, mille suunas me liigume. Et see on kindlasti üks asi ja järjepidevus millegagi tegelemisel ja võib-olla ka selline perfektsionismi kalduvusest kuidagi eemale saamine, et kõik ei pea perfektne olema. Et see küll võib-olla ei ole selle projekti sõna otseses mõttes osa, aga meie lihtsalt omavaheliste vestluste käigus olema ühe asja ka kõrva taha pannud, jah, et seda ei pea igas asjas olema perfektne, piisab, kui oled lihtsalt hea või väga hea. Ja. Mm-hmm. Aga ma arvan, et selle mõttega ongi hea lõpetada, et kui tahad kusagile areneda, siis hakka pihta, tee vajalikud muudatused, ole distsiplineeritud ja kõik muudest juhtuvad juba iseenesest. Et Kalvi, aitäh sulle kõigepealt selle usalduse eest, et ma olen saanud olla sinu kõrval sellel põneval arenguteekonnal ja ka selle toreda vestluse eest siin täna. Nii et aitäh sulle, et sa seda kõike meiega siin ja kuulajatega jagasid ja head kaunist suve. Aitäh sulle, Anti, samamoodi kõigepealt selle eest, et sa mind kutsusid, leidsid, et mul on midagi jagada ja loomulikult suured tänud selle meie koostöö tänaseks siis poole aasta eest või isegi veidike rohkem juba. Ja ma usun, et meie koostöö saab ainult edasi ja täpsemaks veel minna, et oleme edaspidises koostöös võib-olla nagu sihitumad mingis kindlasse suunda, et kui meil esialgu oli selline nagu suur pilt ja suur vaade, siis nüüd lähme mingite detailidega juba veel edasi ja oleme sind ka palunud meie sellele sügisesele strateegia vaate kujundamisele siis ka abijõuna kaasa. Aitäh sulle.